Tere, mina olen Ingrid Maadvere, Tiigrihüppe Sihtasutuse haridustehnoloog ja tänases ettekandes tuleb juttu helifailide põhimõistetest. Mis siis heli üldse on? Wikipedia ütleb, et heli on elastses keskkonnas leviv laine, mida on võimalik kuulda. Ja helide puhul räägitakse päris palju erinevatest mõistetest ja siis järgnevalt annan ülevaate nendest. Kõigepealt helisagedus. See tähendab siis tsüklite arvu ajaühikus ja mõõdetakse seda hertsides. Madalaid toone kutsutakse infrahelideks ja kõrgeid toone ultrahelideks. Ja inimese jaoks on siis see kuuldav ala kusagil 16 hertsist kuni siis 20 000 hertsini. Mida vanemaks inimene saab, seda halvemini ta kuuleb kõrgeid helisid. Nii et näiteks mõne linnu laulu vanad inimesed enam ei kuule, sellepärast et see helisagedus on nii kõrge. Teine mõiste on heliamplituud, mis tähendab siis heli tugevust, mõõdetakse detsibellides ja see siis tähendab võnkekõvera kaugust keskjoonest. Ja siin all on mul siis väike selline näide ka sellest detsibellidest, et näiteks sosin on 30 detsibelli, normaalne kõne jääb kuhugi 50-60 detsibelli kanti, 90 detsibelli on karjumine ja siis lennukimootor võib teha siis 140 detsibelli. Diskreetimissagedus. Inglise keeles kohtab tihti mõisteid sampling rate ja sample rate ja ma panin need siia just selle tõttu kirja, et kui te internetist otsite, siis te just selle nimega leiategi infot selle kohta. Ja diskreetimissagedus tähendab siis seda, et mitu korda sekundis helivõnke amplituud salvestatakse. Ja sellest oleneb ka väga palju siis salvestatud heli kvaliteet. Et kui siin nüüd näiteid tuua, diskreetimissagedust mõõdetakse samuti hertsides, siis näiteks telefonil on see umbes 8000 hertsi ja telefoni kõne kvaliteet ei ole ka väga hea. Audio CD puhul on see 44 100 hertsi ja audio DVD puhul siis 96 000 hertsi. Aga siia vahele mahub ka terve hulk erinevaid arve, et need on ainult 3 näidet. Siis räägitakse ka diskreetimissuurusest, mis on siis sampling size või sampling resolution inglise keeles. Ja selle puhul on siis tegemist sellega, et kui palju siis andmeid kasutatakse võnke amplituudi salvestamiseks igal ajahetkel. Ja mõõdetakse seda bittides. Bittidest räägitakse ka piltide puhul, nii et see on suhteliselt sarnane ka helide puhul, et mida vähem bitte, seda väiksem kvaliteet siis. On olemas 8-bitiseid, 16-bitiseid, 24-bitiseid, 32-bitiseid helifaile. Nüüd natuke failitüüpidest. Et tegelikult neid helifaili tüüpe on tohutult palju rohkem, kui minul nüüd siin selle skeemi peal on ära toodud. Aga ma tahan teile rääkida lihtsalt põhimõttest, et jälle toon siin analoogselt kõrvale pilditöötluse, et kui pilditöötluse puhul jagatakse ka failid pakkimata ja pakitud failideks, siis helide puhul samamoodi. Ja pakkimata failid on siis väga hea kvaliteediga tavaliselt, aga probleem on selles, et nad kipuvad olema väga suured ja neid on siis ka raske kasutada. Esimesena siin pakkimata failidest on mul näiteks toodud WAV, waveform audiofail, mis on siis tegelikult selline standardfail, mida kasutatakse Windowsis ja võimaldab siis 8 ja 16-bitiseid helisid salvestada. AIFF ehk siis audio interchange file format, seda kasutatakse ka näiteks Macintosh arvutites ja võimaldab siis 32 bitti salvestada. Nüüd aga kui rääkida siis pakitud helifailidest, siis pakkimine on alati kas siis kadudeta või kadudega. Kadudeta pakkimisnäited on mul siin toodud FLAC, Free Lossless Audio Codec ja VMA Lossless.
failitüübid, aga ma arvan, et te olete rohkem puutunud kokku kadudega failitüüpidega. Ja pakkimise puhul siis arvestatakse seda, et ega inimese kõrv väga tundlik ei ole ja kui me siis natukene neid andmeid sellest failist välja võtame, siis ega inimene aru ei saagi, et midagi on muutunud. Ja näiteks sellised levinumad kadudega pakitud failitüübid on näiteks MP3. MP3 on nüüd see siis, millest võib-olla kõige rohkem räägitakse, mis tähendab siis MP-Player 3 ja selle puhul surutakse siis failid niimoodi 10 korda väiksemaks ja väga siis heliskvaliteedis aru ei saagi, et midagi oleks kadunud. VMA on Windows Media Audio failitüüp ja on siis Microsofti toode ja siis mul on siia veel toodud siis näiteks ACC failitüüp, aga nagu ma ütlesin, on neid tegelikult tohutult palju rohkem. Helide puhul räägitakse tihti ka mono- ja stereohelist. Monoheli puhul on tegemist ühe kanaliga ja enamasti ongi siis tegemist ühe mikrofoni ja ühe kõlariga. Stereoheli puhul on siis 2 või enam audiokanalit ja tekib inimesel tunne, et heli tuleb erinevatest suundadest, et koer haugub seal paremal ja auto läheneb vasakult, et see on siis selline sarnane siis päris elule. Üritatakse päris elule sarnast olukorda luua. Nüüd natukene veel digitaalsest helisalvestusest ja mõningatest mõistetest, mis siis seal ette tulevad. Mul on siin praegu ees ühe Audacity programmi aken. Audacity on vabavaraline programm, mis on siis helitöötluses kõige levinum. Ja siin siis kohe on näha kõigepealt need olulised nupud, tavaliselt, mis on siis igal helitöötlusprogrammil ja enamasti see ongi selline punane täpike, mis tähendab siis salvestamist, et kui ma selle nupu peal klõpsen, siis mul hakatakse salvestama heli. Siis on olemas pausinupp, mis siis teeb salvestamisesse pausi ja stopp-nupp, mis siis lõpetab salvestamise. Ja tavaliselt, kui ma salvestama hakkan, siis mul tekivad sellised heliribad. Siin on ka mul näha praeguses failis on 2 heliriba. Siin üleval on näha täpselt siis sekundid, mis jooksevad ja nende heliribade puhul siis on ka erinevat infot siin veel võimalik vaadata. Nüüd veel 2 olulist nuppu, millest rääkida on vaigista, mute ja soolo nupp. Et nende heliribade puhul ka, et kui ma klõpsan nupule mute, siis ma selle heliriba vaigistan ja kui ma klõpsan nupule soolo, siis mängib ainult see heliriba, nii et mul võib siin korraga olla lahti päris palju heliribasid. Ja selle heliriba saan ma siis lihtsalt risti pealt kinni panna. Praegu mul on näha siin, et ülemine heliriba on siis mängib ja alumine on vaigistatud. Ja lisaks sellele on muidugi helitöötlusprogrammides ka igasuguseid muud erinevaid vahendeid, millega siis helisid töödelda, kas neid siis trimmida või lõigata mingisuguseid osasid välja, panna midagi asemele, mingit osa teha vaiksemaks, lisada erinevaid efekte, aga sellest tuleb juttu juba edaspidi. Kellel nüüd tekkis huvi veel nende mõistete lähemaks uurimiseks, siis mul on siia pandud terve hulk linke, mida ma siis kasutasin ka selle esitluse tegemisel. Aga ma soovin teile helirikast maailma ja loodan, et te leiate palju põnevat sellest.